Okei, aga enne kui me pihta hakkame, Maido, teeme sinuga ühe selle mikri testi juurde, koputa enda seda mikrit, ma tahaks. Sul ei ole see mikker. Oota. Okei, sellepärast ei näitanud. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 320. episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Ligi 4 aastat tagasi vestlesime meie tänase külalisega sellest, kuidas valida kestliku tehnoloogia pinu. Toona oli minuga siin stuudios Tiit Paananen, täna aga hoopis Erik Jõgi ja Martin Kapp. Tere härrased. Olete episoodi kuulanud? Mina kuulasin kunagi ammu ja nüüd meenutasin, et huvitav, kui ammu see oli, aga värskelt ei meenutanud. Et toona meie külaline pani kiitis Codeborni ka, ma mäletan selles episoodis, et asju tehakse õigesti. Ja kuna toona tegelikult see maailm oli üsna teistsugune, et siis mõtlesime, et teeks ühe värskema episoodi ka, et mõtleks, milline selline hea tech stack siis võiks olla aastal 2026. Külas on meil siis sama külaline, kes 4 aastat tagasi, seekord siis Lightyearis Maido Käära. Tere Maido! Tere! Et viimati, kui me vestlesime 4 aastat tagasi, et siis sa olid producementi ridades ja nüüd siis Lightyear, et mis siis veel vahepeal juhtunud on? Jah, et seal me nii-öelda 5 aastat kuskil ümmarguselt siis ehitasime erinevaid startup'e täiesti algusest, ehk siis iga projekt oli põhimõtteliselt nullist siis ütleme, et hakkasid otsast peale ja panid midagi kokku ja midagi sai seal, nagu mainitud oli eelmises saates ka, et sai nagu nii-öelda ristkasutust siis teha erinevate projektide vahel ja asjad nagu käima tõmmata ja siis kiiresti liikuma hakata. Lõpuks jah, kokku neid startup'e seal tuli, ma arvan, 12-13 äkki. Vahepeal on muidugi palju aega mööda läinud, enamus neist vist isegi enam ei eksisteeri. Loodetavasti mitte tech-stacki tõttu, vaid pigem teiste probleemidega tõttu, aga need, kes alles on, siis minu teada ikkagi on jätkanud selle stackiga ja teadaolevalt ei kiru seda rohkem kui mõnda teist, võib-olla võiks kiruda. Et nüüd jah, olen Lightyearis olnud 3 aastat sai täis, selle aasta alguses täiesti juhuslikult on tegu täiesti sama stackiga, mis siis võib-olla annab natukene sellist välist validatsiooni ka sellele valikule, et me pole ainukesed, kes otsustasid seda kasutada, vaid et ka teised tulid samale järeldusele. Seal muidugi võib ka olla see, et meie juured on samas kohas, ehk siis me kõik olime mingi hetk Wise'is koos ja see kindlasti mõjutas neid valikuid. Et selles sinu käsimängus ei olnud, et Lightyear samad valikud tegi? Jah, seal mitte, nüüd viimase 3 aasta jooksul kindlasti ma olen midagi seal mõjutanud, aga enamus sellest oli paigas ja oli väikeste erinevustega, aga siiski nagu väga sarnane. No, ma ei teagi, kust nagu pihta hakata sellega, et eelmist episoodis alustasid selle mõttega, et kõige parem tech stack on siis, kui sul ei ole üldse tech stacki, et kui midagi nagu alustada, et proovi ilma koodita hakkama saada, et võib-olla siis ma ei tea Excelis või kuidagi teistmoodi, et paberi peal. Et täna oled sama seisukoha peal. Täna ongi, et täna on väga palju muutunud, AI kindlasti on väga palju mängu toonud ja võib-olla on kõige parem neid esimesi asju vähemalt ehitada AI-ga ja seal juba paneb see sul stacki paika, et mida ta kõige paremini oskab.
igasugu nii-öelda need valmistooted nagu Lovable ja sarnased, kus nii-öelda stack'i valik on üldiselt sinu eest juba ära tehtud. Et kindlasti prototüüpimisel, ideede valideerimisel väga, väga mõistlik variant neid kasutada. Edaspidi on võib-olla natuke see koht, kus mina olen nii-öelda maha jäänud sellest rongist, et igapäevaselt ma väga AI-d ei kasuta, välja arvatud kui sellist nii-öelda guugeldamise asemel, et kui sa näed, et mingi asi oleks 3+ Google otsingut, mida omavahel kombineerida, siis selline asi üldiselt AI-ga toimub lõpuks kiiremini ja taustal ära, et sa ei pea oma aega selle peale nii-öelda veetma. Muidu stack'i valiku koha pealt ma arvan üks asi, mida eelmine kord ei maininud, aga mis tegelikult on, ma arvan, väga tähtis, on ka ökosüsteem. Et kui sa ehitad panka, siis ehita seda Javas. Kui sa ehitad võib-olla mingit logistika businessit, siis äkki .NETis, kuna seal on kõik need laoplatvormid ja kõik need raamatupidamised ja kõik on Microsofti tooted enamjaolt. Ja võib-olla sellised teistsugused startupid seal Node.js ja Python ja mis seal nagu veel mängu tulevad, et juhul kui su enda kompetents ei ole ühte ega teist poole kaldu. Et ma arvan, see ökosüsteemi nii-öelda küpsus on ka tegelikult väga tähtis, et kui ma hakkan nüüd pangaga integratsiooni tegema ja mul on vaja Swifti sõnumeid saata, siis Java puhul sa lihtsalt võtad library, mida kõik pangad kasutavad ja hakkad kasutama. Aga kui sa hakkaks seda Pythonis tegema, siis võib-olla sa hakkad ise seda teki endale kirjutama, et ma arvan, see on ka nagu väga tähtis argument. No, see on üks hästi huvitav teema, eriti just sellel nagu AI ajastul praegu, et kuidas seda tasakaalu nagu leida, et tegelikult me teame ka seda, et enamus AI asju tundub täna, et töötavad oluliselt paremini just nimelt Node'i või Pythoniga. Et .NETi rakendust sellega kirjutada on keerulisem, sest ta ei saa nii hästi hakkama selle asjaga. Ja samas seda ökosüsteemi ma olen täiesti nõus, et nagu just kui sellega peaks arvestama, aga teisalt jällegi, kui sa hakkad mingit fintechi tegema, võib-olla esimene ambitsioon ei olegi nagu neid Swift makseid seal vahendada, sa ei tea, mis nagu tulevik toob, et sa just kui oled selles ökosüsteemis, aga et kas igaks juhuks minna Java peale ja leppida nagu kehvema AI kompetentsiga või pigem siis liikuda alguses kiiremini ja selle AI toel ja siis võtta see risk, et võib-olla ühel hetkel on mingisugune Java plönn sinna juurde vaja, mis neid makseid vahendab. Jah, see AI on kindlasti nii seda mängumaad muutnud päris palju, et seda peaks nagu igal pool arvesse võtma ja võib-olla mitte seda võtma arvesse, et milline ta on praegu, vaid et milline ta on aasta või 2 pärast ja see on veel nagu suurem teadmatus, et mida ta siis sulle ära teeb veel. No just, aga kuidas me teame seda? Eerik, sa oled mute peal ka muidu. Klassikoosa. Jaa, vabandust. Ei. Jäin mõtlema seda, et tegelikult ennem AI-d igal juhul oleks ju üks oluline osa soovitusest, et vali selline tehnoloogia, mida sa valdad. Selles mõttes, et kui sa pead ka näiteks sinu näitel see logistika, et soovid .NETis teha, kui sul varasem .NETi kogemus puudub, siis äkki see nagu, ja samas on sul, ma ei tea, näiteks TypeScripti kogemus, et siis äkki .NET ei ole hea valik. Aga ma ütleks, et tegelikult sellel AI ajastul ju kehtib täpselt sama. Et kui sa valid või lased AI-l valida tehnoloogia, mida sina ei tunne, siis see on nagu veel suurem nagu õnnetus kui see, kui sa ise peaksid pusima seal, et siis sa vähemalt ise nagu midagi pead õppima, aga AI puhul sa lihtsalt loodad, et see on õige, aga sul ei ole ka võimekus seda üldse kontrollida. Ma võtaks siia teise perspektiivi on see, et tänapäeval, kui sa hakkad uut
tekststacki valima, on ju, siis on loogiline ongi, nagu sa ütlesid ka, et ma ei tea, et see AI aitab igal juhul sinu eest teha mingeid prototüüpe. Siis sa ei pea mitte valima seda keelt, mida sina oskad, vaid seda, mida oskab AI kõige paremini. Et siis on sul ka lootus sealt midagi asjalikku saada. Kusjuures seal on väga suur erinevus keeltel, mida AI paremini oskab ja mida halvemini oskab. Et siin on meil väga erinevad arvamused, nüüd me saame pool episoodi vaielda seda teha selgiks. Draamat ka vahelduseks. Et üks huvitav aspekt, et ma ei tea, kuidas erinevad mudelid sellesse suhtuvad, aga et kui nad on kõik treenitud mingisuguste olemasolevate andmete pealt ja olemasolevat Java koodi, mis tegeleb pankadega, on palju rohkem kui olemasolevat JavaScripti, mis tegeleb pankadega, et kui ma talle ütlen, et tee mul nüüd see integratsioon Javas ja tee mul see integratsioon JavaScriptis, et kas on seal nii-öelda mõju sellele, et mis seal treeningi andmetes siis oli, et ma arvan, mulle tundub, et alguses oli seda rohkem tunda, aga nükestel agentide ajastul siis see transleerub vist isegi päris hästi erinevate nii-öelda keelte vahel. No just, et kui tal see üldine koodibaas on suurem, siis ta suudab sellest, üks asi on mingite library'te kasutamine, mis annab kindlasti suure võidu ja usaldusväärsema koodi kui see, mis AI-st tuleb. Aga kui on täiesti custom asja vaja teha, et siis mina tunnen küll, et väga nagu vahet ei ole. Et ma tahaks pigem, et siin on nagu mingid uued probleemid välja toodud, et näiteks ka see konteksti akna suurus, et Pythonis sama kood on lühem kui Javas või .NETis, sest seda boilerplate'i on vähem ja ühel hetkel, kui see projekt kasvab, et siis sul see, ma ei tea, suurem komponent või suurem osa sellest koodist mahub nagu sinna kontekstaknasse ära, et sa saad AI-ga nagu hõlpsamalt tööd teha. Et ma ei tea, see on selline võib-olla antud hetkel on natuke selline muna ja kana probleem, et ühelt poolt ma olen ka nagu Eerikuga nõus, et meil on arendajad siiski, kes nagu midagi nad peavad seda koodi hakkama üle vaatama, võiksid üle vaadata. Nad peaks saama aru, mida see kood teeb, aga kui sul on kogenud arendaja, siis võib-olla see switch ei ole nii suur, kui sa lähed nagu, ma ei tea, Javast Pythonisse näiteks. Sul on ka lisaks inimesele AI vaatab koodi üle, eks ole, kui sa AI-ga koodi teed. Nagu teine, aga tegelikult ma ei taha nagu seda praegu siin nagu leeki tõmmata, aga tahtsin tuua näite sellest, kus ma viimane kord tegin mingi hobiprojekti ja kus ma ei öelnud talle mingisugust tekststacki ette, vaid küsisin tema käest ja siis tema küsis minu käest, mida mina nagu tean. Ja ta võttis seda nagu arvesse oma pakkumise tegemisele enne, kui ta hakkas koodi kirjutama. Ehk siis see planeerimise faas. Nii et see võib ikkagi olla, et tõesti, kui ta saab aru sinu teenuse või toote või eesmärgist, mida sa tahad teha, siis tal on võib-olla ühed valikud, kui sa tahad midagi muud teha, teised valikud, pluss siis kui ta võtab sinna sisse ka arendaja enda kogemuse baasi, eks ole, ja oskused, siis kaks pead on ikka kaks pead lõpuks, ma arvan. Tuleb veel mängu kindlasti ka erinevad aspektid nii-öelda mujalt, et kui sa ikkagi töötad finantsasutuses, siis sul on tugevad reeglid, et iga koodilõik peaks olema 4 silma alt läbi käinud ja AI sinna silmade hulka ei lähe. AI silmi ei ole midagi. Jah, et seda vastutust AI kaela ei saa nagu ka lükata kuidagi. Ja kindlasti on lihtsam aru saada koodist, mida sa ise oled kirjutanud, et võib-olla see aeg, mis sul pärast AI koodi peale arusaamisel läheb, siis see võib isegi pikem olla, kui see ise kirjutamine oleks olnud. Ja ma ei tea, kas see on nüüd finantsasutuse või ütleme üks võib-olla SaaS-i toote, mis ühendub hästi palju erinevate partnerite ja erinevate teenuspakkujatega, siis tuleb mängu selline head abstraktsioonid tavaliselt, et kui mul on erinevad teenuspakkujad, kes
pakuvad sarnased teenused, näiteks finantstoote puhul meil on sissemaksed, väljamaksed, tehingud turul. Et siis AI, kui ma küsin, et tee mulle integratsioon selle teenusepakkujaga, siis ta teebki selle ära, aga nüüd mul on vaja 2 tükki juurde lisada, et siis need abstraktsioonid, mis ta selle esimese puhul tegi, et need teiste puhul võib-olla enam ei tööta väga hästi ja seal ma arvan, ta jääb võib-olla natukene nõrgaks veel, kus peaks nagu ise võib-olla need asjad enne paika panema ja siis äkki kuidagi AI-d rakendama või mis see nagu peaks olema see protsess. Maido, kui palju te täna reaalselt oma töös seda AI erinevaid tööriistu rakendate igapäevaselt? Meil on nüüd ütleme, oleme kõvasti kasvanud ja meil on üle 10 arendaja, et backendis ja see väga oleneb siis arendajast, et meil ikkagi on kasutusel, on selliseid nii-öelda entusiastlikumaid arendajad, kes kasutavad rohkem ja minusugused, kes ei ole asjast veel aru saanud, ma ütleks, ma ikkagi kasutan, aga kui ma näen, et ma suudan nagu hästi ära formuleerida selle probleemi ja saan aru, et ma saan ka pärast kontrollida ja üldiselt ma selle viimase 10% teen ikkagi ise, et ei ole päris nii, et lased kodeksil valmis teha ja saadad pull request'i üles, vaid et teed seal ise veel mingid parandused juurde. Tihti on lihtsalt vaja see agentide fail ära uuendada, et mingid asjad, mis unustasid talle öelda, on jäänud tegemata. Aga mingid asjad on, millest ta ikkagi aru ei saa ja pead natuke ikkagi parandama. Ja see ongi rohkem võib-olla selle abstraktsioonide teema ja et hiljem oleks lihtsam mingeid asju teha, mida AI ei tea, et ta peab selle peale mõtlema. See on huvitav, et Google ja see GitLab vist, eks ole, kes tegid see aasta koostööd oma uue Dora meetrikate repordi kohta, kuna hästi palju on AI kasutust sisse tulnud, siis see aasta oli nagu eraldi osa sellel kohe. Ja mis välja tuli oli see, et ikkagi, et umbes 80% inimesi tugevalt kasutavad seda, aga kui sa küsid, et kui palju sa usaldad seda, siis tegelikult ainult 3% vastasid, et ta usaldab seda AI tööd nagu täielikult, mis näitab seda, et nende järeldus ka oli seal lõpuks see, et sa ei pea usaldama seda AI tööd selleks, et lasta tal tööd teha. Mõnes mõttes samamoodi nagu mõne inimesega, et sa tead, et ta teeb suure hunniku tööd sinu eest võib-olla ära, natuke pärast juhendad, aitad teda ja sa saad hea tulemus. Et igal juhul on, sellest me ilmselt nagu väga mööda ei saa, et see AI coding nagu aitab meid päris palju efektiivsem olla, isegi kui ta ei tee kõike meie eest ära. Selle 4-aastase taguses episoodis me rääkisime natuke sellest alustamisest, et kas on mingisugune template, eks ole, producementil olemas, mille pealt nagu neid asju teha või pigem läheb see ikkagi nii, et võtad oma eelmise hästi õnnestunud projekti ja siis sõidad sellega. Täna ju tegelikult see on ka nagu muutunud, et ma ei võta oma eelmist hästi õnnestunud projekti, ma võtan sealt võib-olla oma selle Claude MD faili ja siis ütlen, et hakkan nüüd otsast pihta, et tee mulle uus scaffolding, mis on võib-olla nagu värskem kui see eelmine. Või kuidas sina seda, kuidas sa täna alustaksid selle uue projekti tegemist, et kas sa võtaksid eelmise põhjaks või sa laseksid AI-l nagu täiesti nullist teha selle asja? Seal ongi, et ma hullult tahaks seda teha, et mulle meeldib, kui on nii nagu mina tahan, et kuidas asjad on, et puhas, ilusti, kõik on korralik, mitte ühtegi liigset asja, kõik peab olema nagu paigas. Aga AI-le see väga ei meeldi, see kood, mida ta ise pole kirjutanud, et kui sa kavatsed nagu AI-d edasi kasutada, siis isegi kokkuvõttes on parem, kui sa lased tal kõike teha, sest et muidu tal nii-öelda arusaamiseks läheb rohkem ressurssi, kui
kui tegemiseks, et üldiselt AI-ga vist jah, et see MD fail ja lase tal nullist teha, et siis ta teeb nagu paremini kui nii-öelda poolikut asja edasi ehitada. Mina üritasin hiljuti ühte sellist agentide süsteemi üle võtta ühest avatud lähtekoodiga GitHubi projektist. Ja siis tõdesin seda, et maru tüütu on sealt seda nende spetsiifilist värki nagu välja rookida, et teha sellest nagu nii-öelda see template, vaata, et kui sa võtad nagu selle eelmise projekti alla, mis on samas domeenis, sama kliendi jaoks, et teine mikroteenus nii-öelda, siis on võib-olla see asi nagu lihtsam, aga kui sul on mingi asi, mis et sa tead, et tegelikult mulle meeldib see süsteem, mis seal on üles ehitatud, aga see on võib-olla teises domeenis, mõned tehnoloogiad on natuke liigsed, siis selle kõige välja rookimine tundub täna nagu oluliselt tülikam, kui öelda, et kuule, hakkame nüüd nullist pihta nagu, et seal on nagu see aspekt ka, et sa pead selle nagu ära puhastama natuke enne. Aga selles suures plaanis nagu ma tean, et Lightyear on ka täna põhimõtteliselt monoliit, et ei ole nagu seda mikroteenuste hullusega kaasa läinud. Jah, et hullust ei ole, aga pean nentima, et mõned asjad on olemas, mida võiks nimetada mikroteenusteks. Aga seal on, põhjus on lihtsalt olnud see, et ei ole muud varianti, näiteks mingi asi, meil on nii-öelda aktsiaturul teeme tehinguid, mis tähendab, et kui turg on lahti, siis sa pead olema turuga ühenduses. Ja kui sa tahad nüüd reliisida midagi, siis see on nagu väga halb, kui see ühendus maha kukub näiteks. Et siis selline tükk peaks olema kuskil eraldiseisev, et me saaks suvalisel hetkel ikkagi reliise teha. Et sellistel nii-öelda juhtudel võiks öelda, et selline mikroteenus meil eksisteerib, aga muidu ikkagi jah, on üks suur monoliit, mis seda kõike backendi nii-öelda jooksutab. Tänasel päeval see enam ei ole nii vastuoluline soovitus, kuigi mõni aeg tagasi vist veel oli, et ma saan aru, et me kõik siin selles grupis oleme nagu pigem seda meelt, et see monoliit ei ole nii halb midagi, kui ta on õiges kohas. Või on siin vastuargumente ka, et tegelikult täpselt ei tea. Ma ütleks, et sa sõnastasid selle natuke liiga pehmelt ikkagi nagu, et ma ütlen, et enamus inimesed ei vaja mikroteenuseid, kuigi nad ise arvavad, et esimese asjana, et nad vajavad neid. Et see, mis Maido kirjeldas, ongi see, et seda on nagu kogu aeg olnud, et mingid tükid tõstetakse eraldi selleks, et nende käitlusnõuded on erinevad, aga see ei tähenda, et inimesed teevad mikroteenuseid. Et selles mõttes ikkagi see on nagu mõtteviisi küsimus ja enam inimesed teevad enda elu liik keeruliseks selle. Viimaste paari aastaga, ütleme nüüd võib-olla isegi 5 aasta jooksul, eks ole, et tuli see mikroteenuste haip peale, aga nüüd meil Eestis suuremad siin kõik teevad neid ja inimesed saavad kogemust nendega ja lõpuks saavad aru, et nagu ikkagi liialt tükeldamine, lihtsalt tükeldamise pärast ei ole ka nagu mingit pointi, et jah, see vajaduse põhine eraldamine on täiesti loogiline minu meelest ka. Et nagu sa ütled, et see peab olema püsti kogu aeg, paneme eraldi, väga hea otsus. Tähtis, et mis on see vaikimisi lähenemine, et sul ei tohiks olla see vaikimisi mikroteenus, vaid et vajadusel mikroteenus, et see juba on nagu parem. Täna jälle AI tööriistu sisse tuues, ka seal on see teema ju, et kui sul on kõik ühes koodibaasis, kas siis monorepos või monoliidina, on sellel AI tööriistal oluliselt lihtsam seal nagu ringi sirvida seda õiget asja üles otsida. Ma ei tea, vaat siin on ka jälle minu meelest, ma kardan, et nüüd võib uus laine just olla tulemas, sellepärast, et et hakkame nagu pisemaks tegema asju, et peale sinna konteksti ära. Just, et sul on kontekstid on paremad ja sul ei ole ka tegelikult mikroteenuste põhiasi, see, et sa ei ole piiratud mingisuguse tehnoloogilise pinuga, eks ole, sa ei pea kasutama kõikide mikroteenuste jaoks TypeScripti või Javat või midagi, ja järgmine samm sealt on see, et sinu API-dest, mida sa mikroteenuste vahel kasutad, need sa paned sinna MCP serverisse püsti
ja agendid lihtsalt möllavad ja saavad kõik teada, kuidas teha integratsioonid mikroteenuste vahel ja kõik need asjad. Nii et ma natukene kahtlustan, et siin võib tulla veel üks siuke väga kõva pauk nagu. Kuulake seda juttu nüüd, et kõigepealt oli see, et okei, et muidu meile meeldiks nagu teha siukest kuiva ja nagu hästi kompaktset väheste ridadega koodi, aga AI teeb sellist, mis see eesti keeles on, verbose, nagu sellist loba läheb välja. Olgu, pigistame silma kinni. Nii, järgmine asi, tegelikult oleme aru saanud, et ega need mikroteenused ei ole liiga head, aga no AI-l on see context window, olgu, pigistame silmad kinni. Nüüd on mõlemad silmad kinni. Nüüd on veel, oota Martin, sul oli mingi järgmine näide, et pigistame veel kuskil silmad kinni. Et kas nagu, et kõik need põhimõtted, mida me oleme nagu varem aru saanud, et tegelikult selleks, et midagi head luua, on nagu kõigi nende koha pealt pigistame silma kinni ja ütleme, et las see AI teeb. Ka see tegelikult õige täpselt, mis sa ütlesid, et las iga komponent olla erineva tehnoloogia kirjutatud. Paljud ettevõtted siis, kui mikroteenused tulid, läksid täpselt sellele teele, et noh, las see tiim kirjutab selles ja siis tuli järgmine faas aasta või paari pärast, et nüüd hakkame ühtlustama sellepärast, et lihtsalt see nagu loomaed oli liiga laiaks läinud, et nüüd paneme kõik, kirjutame ümber selle ühe sama tehnoloogia peale, mis me valime. AI tuletab mulle meelde seda vanamehe multikas on see puujumal, et kes vanamees küsib, et mul on ikaldus, et mis tegema peaks, et too kõik oma toit ja piim ja kõik mulle. Vanamees kallab selle sinna maha kõik ja küsib, mis nüüd edasi? Ma ei tea. Et AI-ga on ka see, et teen kõik ära ja siis, et mis see nüüd järgmine samm on. Ja siis järsku oled kuskil ummikus ja enam sealt välja ei saa ja sa ei tea, kuidas sa sinna said sinna ummikusse üldse. Jah, et siis kui ta selle kodukataloogi on ära kustutanud, siis ta ütleb, et sorry, I made a mistake. Mis ma nüüd teen? Aga noh, kui me vaatame seda AI haipi nagu samamoodi nagu siis kõiki neid teisi tehnoloogiliste valikute haipe, kogu seda pilvekolimise maailma, mikroteenuseid, eks, et need on kõik natuke nagu ära tasandanud, et jah, kõik saavad aru, et pilv on endiselt relevantne ja oluline, aga et päris igale poole võib-olla see nagu ei sobi või ei ole nagu kuluefektiivne. Ja mikroteenustega sama, et kas me siis 5 aasta pärast leiame selles kohas, et iga projekti peakski AI-ga arendatud olema, et võib-olla peaks arendajad ise ikka mingit koodi kirjutama, et see saaks nagu põnev näha olema, kuidas see tagasitulek nagu toimub. Mis te arvate? Mina natukene ikkagi olen, kas see mulle meeldib või mitte, ma ikkagi kardan, et see AI tuleb 100% kõikidesse arenduskeskkondadesse sisse. Lihtsalt küsimus on võib-olla selles, et nagu kõigi haipidega, et me õpime nagu neid aru saama neid väärtusi, mis selle haibiga kaasnevad, et need kõik asjad ei loo väärtust, et võib-olla AI tööriistadega samamoodi, et mingis osas nad pakuvad väärtusi, mingis osas ikkagi oma pea on nagu kuningas, et No minul on küll nagu viimase nädala jooksul, ma arvan, ikka iga päev tuleb üks kord ette, kus see AI paneb niimoodi segast, et ma hoian 2 käega peast kinni ja tahaks ta nagu iga suu halbadesse kohtadesse saata, et siis on nagu mingi koht, kus tuleb nagu kõvasti tagasi astuda, võib-olla ise mingi põhi alla laduda ja siis proovida selle AI-ga uuesti. Ja ma ei usu, et see nagu hakkab muutuma, et ta ühel hetkel nagu nii maagiliselt heaks saab, et ta enam seda tüüpi vigu või täiesti nagu vale rada ei astu. Teisalt ma ei tea, täna räägitakse ka sellistest lahendustest, mis sulle teevad mitu erinevat implementatsiooni, ta teebki mitu erinevat, ta teeb koormustestid, teeb mitu erinevat implementatsiooni, siis ta testib neid, vaatab, mis kõige efektiivsem on, ja siis jätab selle alles, mis nagu töötab, et võib-olla selle kohta öeldakse, et see on see slop refinement, et võib-olla nagu maailm liigub sinna, et lihtsalt tehakse terve hunnik sloppi ja siis hakatakse seda rafineerima nagu, et sellest saaks mingi enam-vähem õige asi, et kes teab. Ma olen ka väga konservatiivne AI suhtes olnud, aga ma arvan, fakt on see, et kui sa tänapäeval oled arendaja ja sa AI-d ei kasuta, siis midagi
midagi on kuskil valesti läinud. Küsimus on, et mis ulatuses sa seda kasutad. Ja kui tänasest päevast jääks AI nii-öelda areng seisma, siis isegi kõik, mis juba praeguseks olemas on tohutu väärtusega. Ja eeldusele, et see võib tulevikus ikkagi minna suuremaks see väärtus, et ma arvan, igal juhul tasub sellega tegeleda. Aga võib-olla jah, mõelda natuke, et mis asjad on need, mis aasta pärast enam relevantsed ei ole. Et ära õpi asju, mis kiiresti, kui sind ennast huvitab, siis muidugi lase käia, aga muidu proovi natuke niimoodi külje pealt jälgida seda, et mis suunas asjad liiguvad ja võib-olla kõik ei peagi endale selgeks tegema. Mul ka ühe sõbraga lihtsalt jutustasime siin ka mingi vibe code'imisest ja siis temal oli ka üks siuke et väga huvitav lähenemine sellega, et järgmised 2-3 aastat on ilmselt nii-öelda selle AI kuldaeg, kus igaüks võib teha oma äpi, põhimõtteliselt seal on õhtuga, nädalaga on ju. Mis tähendab seda, et tõenäoliselt nagu me järgmise paari aasta jooksul näeme väga palju igasugu erineva kvaliteediga uusi asju, eks ole. Katsetusi, kõiki muid asju ja võib-olla siis alles hakkab tekkima see stabiliseerumine, et on näha, et mis ideed töötavad, mis ideed ei tööta. Aga selles mõttes on ju väga äge, et kui sul ongi uus idee, sul on päris kiiresti võimalik see ikka tänapäeval juba nagu üles saada ja omanäoline teha ka, et nagu sa ütlesid, Lovable on võib-olla veel kõige lihtsam on ju, aga isegi kui sa võtad kursori või Claude'i ja hakkad lihtsalt jutustama temaga või lihtsalt chat GPT-ga, eks ole. Et siis võid täitsa mitteprogeja ka omale uue äppi teha põhimõtteliselt. Räägime maalähedasematest teemadest ka. Üks teema, millest ka eelmine episood juttu oli andmebaasid ja monitoorimine, logimine, kõik see tehniline nagu infra seal ümber, et ma ei tea, kuidas sul endiselt on Postgre lemmik andmebaas või oled ka selle Titanium DB peale läinud, millest me siin eelmises episoodis rääkisime? Postgres on jah see, mis nagu oligi eelmine kord Eerikut meil ei olnud, aga Eerikut ma mainisin, sest et kunagi ma käisin seal Codeborne'is kuulamas Eerikut, kes rääkis, et mida sa sellest message queue'st endale paned püsti, et pane Postgresi tabel, kus ja tee for update skip locked ja ongi korras, et suure tõenäosusega sul seda messaging'u sinna vaja üldse ei olegi. Et ma olen siiamaani seda meelt, üks huvitav raamat oli just hiljuti välja, ongi nimi on Just Use Postgres, kus siis erinevad sellised stsenaariumid on välja toodud, et messaging ja nüüd hiljuti ka igasugu vektor andmebaasi extensionid, et selle AI teema jaoks, et võib-olla on seda raamatut vaja ja sul saadki oma tekststacki hoida veel kitsamana. Aga jah, et ütleme, et nüüd ma ei ole sellises uue startupis, nüüd meil on natuke nagu reaalsed kasutajaid ka, reaalne traffic, reaalsed olukorrad. Jama, aga ma just kandsin raha juurde enda Lightyeari kontole. Jah, et inimesed ikkagi tahavad ju ühel ajal kõik tehingud teha ja see on siis, kui turu algus pärast seda, kui Trump on midagi öelnud. Et need on sellised jah, huvitavad ajad tavaliselt ja andmebaas on väga tähtis osa sealt ja ma ütleks, et jah, meil on Postgres, aga pigem on see selline AWS-i versioon sellest, mis on see Aurora, et skaleerub kõik pisut paremini. Jah, natukene ägedam variant ja töötab meie olukorras natuke paremini. Aga muidu, see ongi see, et sellest ei tasu alustada. Et piisab sulle tavalisest Postgresist ka alguses.
Ja teine asi, mis tuleb mängu, kui sul ütleme niisugune päris toode on, mida päriselt kasutatakse, on ka eriti kui sul on cloud'is need asjad kõik püsti, on see hind, mis hakkab päris suurt rolli mängima, et okei, et ma saan küll hoida asju kõike Postgresis, aga äkki kui ma selle cache imise siit liigutaks Redisesse ja maksan hoopis seda serverless tasu, eriti kui mul on selline väga niisugune spike'i liiklus, et ma kokkuvõttes saan 10 korda odavamalt selle asja ära teha selle asemel, et nüüd iga kord, kui Postgresi CPU läheb 90% peale, et nüüd ma võtan järgmise instantsi tüübi ja hakkan sinna alla 1000 iga kuu panema. Et see cloud'i ja see rahaline pool on ka tegelikult päris suur niisugune argument. See on selline päris huvitav, see nagu teistmoodi tehniline võlg või et selline tehnoloogia juhi nagu ülesanne, et sa lihtsalt ei hoia neid asju elus, aga pigem otsid neid optimeerimiskohti ja parenduskohti. Ta ei ole nagu tehniline võlg ka, et selles mõttes kõik on hästi, aga lihtsalt saaks veel paremini või saaks veel odavamalt, efektiivsemalt mingis aspektis, et see on selline asi, millest võiks täitsa eraldi episoodi teha, kus rääkida, et kuidas seda asja juhtida või kuidas seda planeerida, kuidas erinevad tehnoloogiajuhid seda selliseid häid kohti siis nagu välja otsivad. Aga ma võtaks siia selle teema asemel hoopis sellise kindlasti nagu emotsioone kütva mõtte, et kuidas selle testimisega täna on. Et 4 aastat tagasi see omas nagu väga suurt rolli. Täna, mis rolli üldse nagu automaattestid kogu selles protsessis täidavad, et ühelt poolt sa lased AI-l neid teha, siis sa küsid AI käest, et kuule, vaata, mul on siin see hunnik koodi, siin on see spec, et kas need nagu vastavad, et see on ka mingis mõttes nagu täidab nagu testimise rolli, et pole võib-olla väga deterministlik, aga still, et kas see on kuhugi nagu muutumas või muutunud, et Eerik, sinu arvamus siin oleks ka nagu päris huvitav, et kuna just me kõik teame, kuidas CodePower tööd teeb, et kuidas nagu AI nagu seda on nagu muutmas või kas kuidagi see testide roll on nagu nihkunud selle tulekuga. Et kas täna me peaksime vaatama teste natuke teistmoodi, kui me vaatasime 4 aastat tagasi, võib-olla see on see küsimus. Mina ei usu, et kui sa ise testi ei kirjuta, et siis sa nagu tegelikult saad öelda, et sul on valmis ja kontrolli all see asi. Küsimus on, kes vastutab ikkagi, kas sina vastutad või AI vastutab. Kui sa lased AI-l ka testid kirjutada, kui sa lased ka koodi kirjutada, siis nagu sina ei vastuta selle eest. Kui sa selle kõik suudad läbi lugeda mõttega ja aru saada, et see test, kes katab selle ära, see test kastab selle ära, see test katab selle ära, siis võib-olla ma tegelikult julgen arvata, et kui seda AI-d kasutad, siis sa tegelikult ei taha seda teha. Ja siis järelikult sa ei tea, kas su tarkvara teeb seda või mitte. See, et AI ütleb sulle jah, siis ta ütlebki pärast, sorry, I made a mistake. Et ühesõnaga, et teste täna ikkagi saab rohkem usaldada kui AI-d. See on see take away. Igavesti. See ei ole võimalik nagu, et kui sa kirjutad testi, mis ütleb, et kui sa annad sellist sisendi, peab tulema selline väljund, see nagu on deterministik alati, see peab nii töötama, ükskõik, sa võid implementatsiooni muuta, sa võid isegi lasta AI-la implementatsiooni, lasta genereerida 10 erinevat implementatsiooni, kui test suite, mis on su enda kontrolli all töötab, siis sa tead, et see töötab. Ma ei tea, eelmisel korra sai õhku visatud ka see mutation testingu mõte ja see tagasiside oli, et see protsess on täna liiga aeglane või toona liiga aeglane, eks ole. Täna nagu, mulle tundub, et seda valdkonda küll võib-olla nagu AI aitab nagu katta, et sa ei tee nagu otseselt mutation testingut, aga sa siis AI toel aitad tuvastada koodis neid osi, mida võib-olla testid piisavalt efektiivselt ei kata või? Jah, ma kujutan ette küll, ma ei ole ise proovinud, et
mul nüüd tuligi meelde üks esimese kordi, kui ma AI-l nii-öelda lasin koodi kirjutada, et oli vaja instrumentide aktsiate andmeid parsida, et seal on selline asi nagu tick size, mis tähendab, et kui sa paned limiitorderi üles, et siis kui sul on see summad suured, siis see resolutsioon nii-öelda hinnas on ka suurem, et 1000 puhul sa ei pane 1005 senti, sa saad panna 1000. Aga kui sa teed $1, siis sa saad panna $1.05. Et siis need on instrumentide küljes määratud ja siis ma mõtlesin, oi, AI-le hea lõsne, palun parsi mulle ära, pane mulle süsteemi, töötas väga hästi, kirjuta mulle testid, väga hästi, kõik pääses. Aga nii testides kui ka parsimises oli täpselt sama viga sees ja siis muidugi rollback ja uuesti. Et jah, et kui AI kontrollib sul mõlemat, et siis lõpuks saad täpselt samad asjad ja lõpuks ei testigi tegelikult ju mitte midagi. Aga jah, et kui visata näiteks mingi klass ette ja küsida, et kuule, et mis siin viga on või et võib-olla isegi abstraktsemalt, et kuidas seda paremaks teha või mis siin, neid küsimusi on tegelikult palju, mida sa saaks AI käest küsida oma koodi pealt on ja üks asi on bugid, üks asi on performance või siis ka lihtsalt, et kuule, et äkki seda saaks kuidagi paremini teha. Et jah. Ei, ma olen nõus, et ütleme, et bugimiseks ja niimoodi on väga hea case, aga ma siia testide juurde, ma tegelikult tahaks ühest küljest nagu olla nõus sellega, et nagu tegelikult teste on rohkem vaja, sest et see AI teeb oma tööd tõesti paremini, kui sa lased ise temal endal need testid käima panna pärast seda, kui ta on koodi kirjutanud. Mis tähendab, et ta saab ise endale nagu tagasisidet oma tööle, ilma et sa peaksid teda torkima vahepeal ja siis ta vaatab, testid failivad, ma panin midagi viltu kuskil, aine. Aga ka teste saab genereerida ka ikkagi AI-ga mingile maale. Ja mis ma nagu võib-olla tooksin välja on see, et mitte nagu lihtsalt tuimalt, et kata see kood testidega. Sest see ei saa, sest koodi ei ole veel, sa kirjutad testid enne, Martin. Aga jah, võib-olla lähtudes selle nagu ka nagu Eeriku sellest, et sa võid nagu AI lasta koodi testi teha, kui sa ütled ette täpselt test case'id. Ehk siis sul on juba mingid ideed, kust sa võib eos failida ja seda ma olen näinud küll, et seda ma olen kasutanud ja täitsa toimib. Et kui ta ise hakkab leiutama, mida võiks testida, siis ta teeb ikkagi suhteliselt sellised pealiskaudsed ja sellised sõbralikud testid, nii ütleme niimoodi. Aga kui sa tead nagu juba paari edge case'i ja ütled talle ette, et ma tahaks sükest olukorda testida ja sa näed, kuidas ta hakkab ragistama ja leiab igasuguseid muid vigu ka veel oma koodist üles. Et siis on vaja sellist, selles mõttes see ei ole ka midagi uut, et selline testplaani tegemine ja test case'ide dokumenteerimine ja on ka varem olnud nagu protsessi osa. Et see tuleb lihtsalt võib-olla nüüd koodile lähemal nagu ära dokumenteerida, et tehisaru saaks seda testi kirjutada, aga siis on ja siis peab siis keegi need testid üle vaatama või siis testidele veel testid kirjutama, et oleks kindel, et testid testivad seda, mida öeldud sai. Ei, seda küll, et neid genereeritud teste peab review ma palju hoolikamalt kui inimeste genereeritud testi. Ma arvan, mulle tundub vist. Sest ega inimesed võivad ka kirjutada teste, mis teevad sul coverage'i kõvasti, aga tegelikult ei testi midagi. Et kõik on võimalik. No kogu see test suite'i nagu analüüs, mulle tundub, et siin võib olla nagu väga palju nagu tehisarust täna kasu. Sest kui projektid kestavad aastaid, siis ühel hetkel tekib olukord, kus erinevad tüüpi testid hakkavad teineteist üsna tugevalt katma, teineteise funktsionaalsust ja siis tekib ka neid ka ühiktestides teatud kattuvusi, et seda nagu aidata tuvastada, et siis ühel hetkel nagu seda refaktoreerida, et mingi teist on liigne või mingi teist on duplikaat mingis mõttes, aga lihtsalt erinevates koodi osades.
aga see on võib-olla märk siis halvast koodi disainist jällegi, et Erik. ma just mõtlen, et kuidas sul saavad nagu unit testid või ühiktestid teineteist dubleerida. Pigem on see, kui sul nagu integratsiooni test või end-to-end test nagu ta ei kata siis, ta katab nagu terve. Ma arvan, et see on see, et testimispüramiid, ma loodan, et see termin on nagu enamikele tuttav, et ikkagi seal püramiidi see suur alumine osa on ühiktestid või unit testid. Ja mul on tunne, et kogu see AI maailm, genereeritud maailm pigem läheb sinnapoole, et kui sa seda testi suudad nii-öelda inimkeeles kirjeldada sellele generaatorile, et mida sa tahad saada, siis sa saad sealt pigem integratsiooniteste. Ja 2 võimalust on siis, kas sul tuleb nagu räigelt palju integratsiooniteste, kus tekivad just seda, et see nagu segadus on liiga suur, või siis sa katad need nii-öelda happy path'id ära, aga neid nagu keerulisi nüansse, mis seal nagu kuskil valesti saab minna, seda lihtsalt sa ei suuda sinna sõnadesse panna neid kõiki erinevaid nüansse. No ja, et ma arvan, see sama Maido näide, et kus sa pead mingid väga spetsiifilised andmestruktuurid, et vot siit pead võtma sellise asja, siit pead saama sellise tulemuse. Seda on mingid ühiktestide tasemel on mingid asju oluliselt lihtsam koodis kirjeldada, kui sõnades anda sellele generaatorile, et vot sa pead selle case'i ära testima. No ta kindlasti suudab neid edge case katta, aga kas need edge case'id on mõistlikud, on ju, et kirjutadagi edge case'id väga suurte summade peale näiteks, võib-olla sellistes summades nagu üldse tehinguid ei tehta, et siis pole nagu pointi, või sellise hinnaga nagu instrument ei ole, et see peab olema nagu kuidagi ikkagi hinnatud, et mis need mõistlikud raamid on, on ju. Ma arvan, mis veel tuleks teha, on see, et sa ei lase mitte ühel sellel agendil hakata nüüd teste ja koodi kirjutama, vaid sa leiad 2 tükki, kes on üksteise peale väga vihased. Ja sa pead enne vihaseks ajama. Jah, sa vaja kontekstiga nad vihaseks ajada ja siis lased nad lahti. Et siis võib-olla töötab. Ei, see on õige, et isegi kui sul on sama tööriist. Nagu väga lohakas proge ja ma pean siit kõik nagu vead üles leidma, et nagu ise nagu parem välja näha, et aita mind palun. Et isegi kui on sama tööriist, sa pead kindlasti tuleb 2 eraldi nagu konteksti täiesti nullist teha, et ei jääks nagu sellist mingit seda vana asja sisse, et see on kindel üks põhimõte. Aga kui sa mõtlesin nagu veel tööriistade ja üles seadistamiste koha pealt, et kõik need, mis me räägime, nagu sa ütlesid ka, et sulle meeldib, kui kood on puhas ilma lisaasjadeta, aga see ilmselt natukene ikkagi kahjuks muutub, et täpselt seesama, et testide kirjeldused, tootekirjeldused, siis sa saad talle öelda, et võrdle neid omavahel, kas need klapivad, kas mul on midagi, mis mul jäi testimata, kas või et ise testi juurde teha või et testiplaanid, kõik need on mõttekas tänapäeval tuua just erinevatest tööriistadest ikkagi kokku kuskile markdown faili või loetavusse formaati. Kas ma võin sul siit sõnasabast kinni võtta, et sa ütlesid, et see on nagu muutumas, et see nagu nii-öelda dry või siuke hästi kompaktne kood, ma ei oska selle head terminit vist öelda, aga me saame sellest ühtemoodi aru, et see on muutumas. Et nüüd, miks meie seda teeme? Või miks meie seda taga ajame? Selleks, et hiljem seda paremini lugeda, et oleks vähem seda, mida sa pead lugema ja aru saama. Nii, aga tuleme nüüd tagasi selle... Olgu, aga tuleme tagasi selle context window, selle kontekstiakna suuruse juurde, et minu meelest nagu see probleem juba täna või ikka veel täna, ütleme võib-olla see aken läheb tulevikus suuremaks, on pigem see, et inimene suudab sinna nagu haarata rohkem kui see AI-mootor, mis iganes seal nagu taga on. Ja kui sa nagu veel sinna paned selle suurema nii-öelda või veel rohkem lokkava koodi, et siis see nagu probleem pigem nagu suureneb. Et see struktuur peab igal juhul hea olema sellele asjal, mida sa lased teha vahet selle, kas see on inimese kirjutatud. Minul on nagu mingi väga hea näide nagu kuskilt, ma arvan seda süsteemi ma ei hakka nimetama, aga tuli nagu kliendi soov, mingi hange oli, et on vaja nagu kas täiendada või ümber kirjutada seda koodi ja siis hinnata nagu olemasoleva koodi kvaliteeti. Ja
ja noh, ikkagi arendaja läheb tavaliselt skeptiliselt sisse. Siis ma võtsin selle lahti ja no see struktuur oli lihtsalt nii hea. Sa loedki seda koodi puud juba nagu proosat, et kõigest saad aru, mis seal sees on. Seal ei ole ühtegi nagu mingit liigset, ükski pakett ei olnud nagu selle 20 klassiga mingi monstrum, et kõik oli nagu viisakas ja hea oli olla seal nagu selles keskkonnas. Et noh, sõltumata sellest, kas seal on see AI läheb sinna peale seda asja parsima või inimene, et kui need mustrid on arusaadavalt üles seatud, et siis mõlemal on seal hea olla. Aga nagu võrdluseks, et kui praegu võtta mingi, ma ei tea, Pythoni programm näiteks ja lasta see kuskilt disassemblerist läbi ja vaadata, mis assembleri kood sealt lõpuks välja tuleb, siis need, kes 80-ndatel C-d kirjutasid, siis need hoiavad 2 käega peast kinni. Ja keegi ei mõtle selle peale, et see kood seal peaks kuidagi dry olema või mis reeglid seal kehtivad, et tähtis on see, mis seal tase kõrgemal toimub. Äkki me nüüd liigume veel taseme kõrgemale ja meid väga ei huvita, mis see React või Java või JavaScript seal on, vaid hakkame review'ma seda, mis AI-le sisendiks läheb ja see on see, mis peab olema dry ja kõik need põhimõtted hakkavad selle taseme peale hoopis kehtima meil. Mul kõik kihukarvad tõusevad püsti nagu sellise me oleme nii vanakooli mõtlemisega kuule lihtsalt, et sa ei taha nagu seda duplitseeritud koodi näha, et tegelikult kui sa teed terve projekti AI-ga, siis on sul vahet, kas seal on seda duplitseeritud koodi või? Tegelikult ma kardan seda spagetti rohkem kui duplitseeritud koodi. Ja aga point on selles, et ta võib-olla ei ole nii nutikas, et neid abstraktseid klasse teha. Copy-pastisime koodi ja see töötab suurepäraselt, sest see on tehtud õiges kihis ja see aitas nagu tulevastele muudatustele väga hästi kaasa. No jaa, aga sa tulevikus, kui sa teed AI-ga projekti, siis sa ei lähe ka seda käsitsena muutma. Siis sa ütledki AI-le, et otsi oma muudatused üles. Sa ei tahagi seda käsitse muuta. No. Aga mul on nüüd siin vastu küsimus, et noh, miks me täpselt see sama Pythoni ja C või assembleri võrdluse koht, et noh, selles mõttes me ei vaata seda koodi või seda, ütleme, kompileeritud tulemust, mis nagu ühestki programiskoodist välja tuleb, et see võib olla ilus või mitte, et see ei ole oluline, aga miks on programiskeeled leiutatud, miks nagu keegi vaidleb, et ma ei tea, TypeScript on parem kui JavaScript või et Python on parem kui Java või mida iganes, on sellepärast, et seda nagu see üks olulise argumente on, et seda on parem lugeda või et see on nagu kompaktsem, seal on vähem seda mingi boilerplate'i, mida iganes. See nagu all olev see, et see on inimese jaoks parem. Ja nüüd küsimus on selles, et kui me laseme sellel keelemudelil seda genereerida, kasutades töövahendeid, mis on inimese jaoks mõeldud, et nagu, ja me näeme, et me pärast ka nagu ei palugi inimestel sellest aru saada, mis sealt välja tuleb. Et siis miks see keelemudel üldse kasutab sellist keelt, mis on inimeste jaoks mõeldud, kui tegelikult sealt lõpuks tuleb ikkagi mingi bytecode või mingi kompileeritud asi. Et see nagu, siin on mingi nagu kakofoonia selles probleemis sees nagu selles mõttes. Et mitme aasta pärast me näeme siis seda AI-le mõeldud no ma ei tea, isegi programmeerimiskeel on palju selle kohta öeldud, et siis ta ilmselt see on inimkeel on see. No, et kirjuta nii, see prompt ongi, mis sa kirjutad, see ongi see programmeerimiskeel. Ja küsimus on, kas sellega sa suudad kõik vajadused edasi anda. Ja sealt tuleb välja teisest kompileeritud asi. No, välja arvatud on see, et see töövahend, mis on selleks valitud, see keelemudel, ongi seal see sõna keelemudel, et see ikkagi saab inimkeelest aru, noh, selles mõttes ja sealt tuleb välja ka teiselt poolt nagu inimloetav asi. Et siis see nagu vahend peaks olema täitsa teissugune, et siis nagu see töövahend ei kõlba. Vaata, siis jäävadki nüüd sul need markdown failid, mis on nagu, vaata, kui me vanasti rääkisime probleemist, et arendajatel ja tootejuhtidel ei ole sama keel, on ju. Et kuskil tekivad konfliktid nagu neil omavahel suhtlusel. Et siis meil on nagu samamoodi, et siis peab jääma see mingi vahekiht, kus arendaja ja siis selle AI vahel on ju. Et arendajatel on nii palju kogemust. Üldse jääb, noh. Täna on vähemalt see roll, et sul nagu tootejuht teeb selle ärianalüüsi ja arendaja vaatab nagu selle disaineri pilguga, tehnilise disaini pilguga nagu sinna peale on ju, et tõesti, et kuidas
millise API poole vaadata, kuhu komponenti või kuhu nagu mooduli alla need täiendused teha, on ju. Võib-olla mida nagu silmas pidada mingisuguste algoritmide nagu implementeerimisel. Noh, mis roll siis jääb, sest siis seda juttu enam ei ole vaja, vaata. Sest arendaja nagunii ei saa nendest moodulitest aru, mis seal juba kompileeritud koodis on, siis see on kõik üks suur nagu ball of maad või spagetirull, et. Ma arvan, et üks suur pluss nii-öelda on see, et see väljund ei ole deterministlik hetkel. Et kui sa seal teed selles spekis muudatuse, et siis sealt välja võib tulla nagu ükskõik mida, et keegi peab sellest aru saama, et mis seal nüüd siis tegelikult muutus. Kui see nüüd muutub deterministlikuks, siis on jama. Siis on jama, jah. Siis hakkab selline programmiskeel nagu tekib, et aga mis tasemel see deterministlik on, et sa paned sinna ühe punkti nagu tekstile lõppu, siis see tekst enam ei ole sama või paned hüüumärgi punkti asemele, et siis ta juba muutub nagu oma olemuselt. Ma arvan, et see on see osa, et praegu arendajad ja inimesed üldse ju töötavad ju eelduste põhiselt hästi palju, eks. Ehk siis, kui me räägime täna mingisugusest, ütleme, uuest projektist, see võiks välja näha selline, läheb 2 nädalat mööda, et kuule mäletad sellest, mis me rääkisime, teeme siia selle ühe nupu juurde, et kui sa lähed praegu AI-le, ütled, et teeme ühe nupu juurde, sa tõesti sa ei tea, mis sa sealt kätte saad. Sa ei tea, kuhu see nupp pannakse. Just, täpselt. Et siis on nagu see inimene jääb ikkagi nagu, ma arvan, päris pikaks ajaks veel selliseks vahekihiks, kes nagu suudab abstraheerida asju, mida inimesed omavahel välja mõtlevad, et panna need siis kirjeldada päriselt nagu ära. Siis tuleb nagu tänase teema juurde, et siis ikkagi tuleb ka see tehnoloogiad valida sellised, millest inimesed aru saavad, et see pool on võib-olla siiski olulisem kui see, et AI oskab seda tehnoloogiat hästi. Iga generatsioon on olnud ka mingisugune nii-öelda dream team, ma ei tea, Coboli arendajaid või Java 4 arendajad, kes tulevad sulle, lendavad selle musta bussiga kohale ja tulevad sulle appi ja päästavad sind ära, et praegu see on kindlasti väga relevantne AI puhul, kus kirjutad ennast kuhugi nurka, aga ei ole seda kompetentsi, et aru saada, mis sul seal nüüd valesti läks ja siis keegi tuleb sulle appi, et kui keegi otsib endale äri-ideed, siis ma arvan, see on ka selline päris hea. Et siuke AI slop recovery. AI A-team. Ja AI A-team, just. Okei. Siin. Kui meie pealkiri oli see, et millist tekstacki valida, ma ei tea, kas keegi siit sai mingeid häid soovitusi järgmisteks aastateks või mitte, et. Aga point oligi see, et see valik sai 5 aastat tagasi tehtud ja nii ta on, see kehtib ka võib-olla AI maailmas. Et minge kuulake seda episoodi ka, kes siis täpsemaid tehnoloogiaid tahab, et täna võib-olla me tõesti arutasime rohkem selle ümber, et kas siis eelistada seda nii-öelda AI pakutud tehnoloogiat, kui arendustiim seda ei tunne, või siis võtta ikkagi see tehnoloogia, mida sa ise tunned kõige paremini. Et eks ta selline trade-off ole, ilmselt sõltub ka hästi palju sellest, kuhu nagu AI läheb. Pigem ikkagi tõdeme, et maailm nii palju muutunud ei ole. Ja tasub valida see tehnoloogia, mida sa ise tunned, mida sa testida oskad ja millele sa testid ise suudad valmis kirjutada. Sest see pool on endiselt oluline, mitte ei ole kuhugi kadunud. Vot. Aga tänud. Ja mina sain siit hea raamatusoovituse Maidolt, et see Just Use Postgres ma juba otsisin välja, et tõmban endale alla selle või ostan ära ja hakkan lugema kindlasti. Mina mõtlesin selle peale, et huvitav, kas sellest see MD-fail on ka, mille ma saaks nagu enda projekti panna ja öelda Claude'ile, et kuule, ma nüüd teen selle raamatu järgi, see on mul siin. Et tekib sinna Claude Kausta uus kataloog nimega Books, et saad erinevaid raamatuid ja materjale sinna panna. Nii, aga tänud Maido tulemast. Väga põnev vestlus oli sellegi poolest, kuigi me võib-olla nii palju
tehnoloogiatest konkreetsetest või sellest stack'ist ei rääkinud, aga nagu me selgeks saime, et siis palju muutunud ei ole, minge kuulake eelmist episoodi. Aitäh, Martin ja Erik tegemast ja kuuleme taas uuel nädalal.